Tere hommikust! Meil on siis kolmapäev, 3. juuni ja täna me siis oleme tulnud Mokanita auruveduriga sõitma. Et me praegu oleme siis siin parklas, parkisime oma lõvi ära. Aga ma tahtsin näidata lihtsalt seda, et kui palju siin on neid hulkuvaid koeri ja siin nad magavad nüüd on ju, ja neid on nii palju ja me nägime öösel on meil terrassi peal ka käinud, olid need jäljed olid kõik seal trepi ja terrassi peal, et nad on käinud ja neid on nii palju igal pool. Et saime ilusti ära vahetada selle arve vastu, mis meil kodus olid ette ostetud. Piletid maksid 196 leid, üks inimene, see on siis koos lõunasöögi pausiga. See 196 leid on siis umbes 40 eurot on see pilet ühele. Nüüd vaatame, kas me saame vett kusagilt osta ja siis juba vaatame edasi. Õnneks on täna ilm ilus, vihma ei saja ja päike paistab. Need rongid siis on. Saime siis rongi ka sisse. Vagunid on siin siis. Intilent. Ich bin intilent. Ja meie kohad on siin sellised. Seda ka, et sellised rongipiletid siis saime. Ja siis meil on sellised söögi- ja joogipiletid, need on ka sellised, mida me kõik saame süüa ja juua. Hakkasime siis vaikselt liikuma. Zu Fuß? Ja. Die haben da alle väike paus 20 minutit. Ma olen praegu siis oma selle söögi sabassin, et loodame siis oma lõunasöögi kätte saada. Ja vetsus käisime ära ja et selline rahvast on ikka päris palju, rong on täis. Ja nagu ma ütlesin, et koeri on palju, sest on neid siin ka loomulikult, neid hulkuvaid koeri. Kused lõunasöögid saime siis kätte, mingid doonutid, moosipallid, ja siis kohvi ja šokolaadi, iga kuuma šokolaadi. Selline ta siis on. Sõime oma pirukad ära ja nüüd siis läheme veel sõidule. Sõidame edasi siis. Jube paks tost on üleval. Lõhnab ka. Koerad jooksevad kaasa rongiga. Nad olid seal söögipeatuses, nurusid seal süüa ja nüüd ilmselt meil tuleb varsti uus söögipeatus, kus antakse grillliha, ma ei tea, jooksevad meiega kaasa, et saaks. Kolmas pani eespool juba, kolmas on siin, jookseb. Kolmekesi ja siis niimoodi jooksevadki kaasa meiega.
vist on viimane. Jälle söögipaus, ma ei tea, kas öeldi aega ka või? Jälle 20 minutit võib-olla. Koerad on ka siia jõudnud ilusti, kes seal vahepeal jooksid rongi taga ja kõrval, nii et sellise söögivaliku, mingi grillmiks ja saiad, mingid joogid on ka tegelikult kusagil, see soft drink, aga et ei läinud praegu sinna. Suveniiriputka ka. Kõht on meil täis, maitses päris hästi, ports oli üsna rikkalik. Ja nüüd siis, ma ei tea, rong sõitis meil ära vahepeal. Loodetavasti ikka tuleb tagasi. Homme, jah. Ei tea. Ja nüüd siis alustame sõitu tagasi. Et umbes sama palju on siis veel sõita, kui siia tulime. Et selline päev täna. Rongisõit on tehtud. Oleme ilusti tagasi. Nüüd siis oleme teel oma öömaja poole tagasi. Plaan on käia Kauplandist poes. Me polegi Rumeenias veel poes käinud. Et lähme siis nüüd esimest korda käime Rumeenias poes ka ja siis äkki täna õhtul grillime või? Nii, käisime poes ära. Kott on asju täis. Grilli asju ossime, et siis õhtul grillida. Ja arve oli meil siis siin mingi 304 kohalikku raha ehk 58 €. Nii et täitsa normaalne käik oli, eks ju? Täna ilm on nii ilusaks läinud. Väljas on siin juba üle 20 kraadi vist. Siis me otsustasime täna selle grillile tule alla ajada, et teeme siis väikse grilli ka. Et käisime seal Kauplandis, ossime mingit liha. Ega ma ei tea, mis marinaadid nad on, välimuse järgi vaatasin lihtsalt. Ja salati tegin ise siin valmis, klopsisin ja maasikad, Rumeenia omad. Midagi toodi juurde lauale. Pane aga lauale, pane siis need sildid ka näha on. Mis need olid mõlemad vist Rumeenia ja enda veinid mingid. Nii et naudime siis tänast õhtut, et mõnus on kohe, saab lühikeste varukatega olla ja pole vihma ega miskit. Vot. Jälle. Meil on siis täna neljapäev ja 4. juuni. Ja. No. Kas siis uuesti? Ennem keelati filmimine ära. Me tulime tegelikult siia parklasse või sellesse bensukasse autot pesema, et teeme siis siin lõvile pisikese pesu. Käsipesu. Et vaatame. Saame oma auto puhtaks ja siis jätkame sõitu. Tahtsin näidata, me oleme neid hobuvankreid siin enne ka näinud, aga küll õnnestunud neid filmida. Mõtlesin, et räägin siis natuke tänasest päevast ka. Et me täna siis alustasime sõitu Transilvaania suunas ja hetkel siis siit Visiude Sussi linnast sõidame siis öömajale Livadasse. Aga vahepeal teeme siis ka mõned peatused. Meil on plaanis külastada Salina Turda soolakaevandust. Aga enne seda veel jäävad meil tee peale Banfi lossid, et 2 Banfi perekonnale kuulunud lossi. Et äkki teeme seal losside juures väiksed peatused, vaatame need üle. Ja siis juba sinna Salina Turda soolakaevandusse. Nende osas mul on ka piletid juba varem kodus valmis ostetud. Nii et sinna peaksime ka kindlasti saama. Ja siis on veel Sheile Turtsi kuru, mille vaadet tahaks siis ka nautida. Ja siis öömajale. Nii et sõitu meil tegelikult palju ei ole, et kilomeetreid on umbes 230 kokku. Et ei ole nagu palju. Et võtamegi niimoodi rahulikult ja siis on aega ka öömaja nautida. Saime siis esimese politseikogemuse ka Rumeenias. Politsei pidas meid kinni, küsis dokumente, kõigepealt ID-kaarti. Siis ID-kaardi järgi uuris juba oma süsteemist autonumbrit, VIN-koodi kontrollis, siis juhiluba, pagasnikusse tahtis näha. Aga siis sellega siis piirdus, uuris, et kuhu me läheme ja mis me siin teeme ja siis soovis head reisi lõpuks ja saime edasi kenasti.
aga autodokumente nagu ei küsinudki otseselt. Autodokumente üldse ei küsinud. Jah, et neile piisaski sellest autonumbrist ja VIN-koodist ja oma sellest väiksest telefonist nad seal midagi näppisid ja uurisid ja vot sedasi. Nii et see kohtumine on ka siis tehtud. Ei, viisakas, politsei poolt oli väga viisakas suhtumine. Jah, oli küll. Jõudsime sellise koha peal, lihtsalt teeme jalasirutuspeatuse, toredad väravad. Nendel väravatel on alati, neid väravaid on siin palju ja neil on siis sellised köiemustrid peal, päikesemärgid ja need siis tähendavad kaitset, et hästi palju on isegi sellistel eramajadel on lihtsalt pandud neid. Nii et ägedad. Jälle siin niimoodi lihtsalt niisama. Aga tulime siis vaadet vaatama siit. Teeme seal väravate juures pilti ka siis. Ja siit siis sõidame jälle edasi. Me ostsime tädi käest murelaid, kohalikke murelaid. Umbes pool kilo ja 15 kohalikku raha, nii et see teeb siis umbes 3 eurot äkkina. Me jõudnud siis esimese lossi juurde, Banfi perekonnale kuuluvad lossid, et meil on 2 tükki plaanis neid täna külastada. See on siis veel suhteliselt renoveerimata, et ta on hästi vana, Banfi Aadli perekonnale kuulunud loss siis ja Transilvaania suurim lossikompleks ja kutsutakse seda siis ka Transilvaania Versailles. Maja esialgne renessanss-stiilis ehitis rajati siis 15.–16. sajandil ja 18. sajandil muudeti see siis barokk-stiilis ehitiseks. Ja teise maailmasõja ajal, et siis sai ta rängalt kannatada ja hiljem siis teda siis ühesõnaga Saksa väed süütasid kompleksi ja interjööris ka peaaegu täielikult. Kommunismi ajal siis kasutati neid hooneid laohoonetena põllumajandusotstarbel ja see lagundas siis hoonet veelgi. Ja siin on siis lisaks sellele peahoonele on ka muid kompleksi kuuluvaid hooneid, et siin on näiteks olemas ratsutamismanees, kabel, ka mitmed kõrvalhooneid veel ja siis et ka suur siseõu. Aga hetkel ta on küll väga siukene räämas ja ei ole ta siin väga. Et nad aeg-ajalt või niimoodi jooksvalt teda renoveerivad, aga restaureerimistööd jätkuvad niimoodi samm-sammult siis siin ainult praegu. Ja sisse ei pääse üldse, et sisemine interjöör on kõik nagu hävinenud. Me siis jõudsime selle teise Banfi lossi juurde, mis on siis väiksem ja see on juba siis renoveeritud ja ilus. Ostsime siia sissepääsupiletit ka, siin peaks sees nägema seda ilusat interjööri ka siis. Siis ehitati 19. sajandil Banfi Aadli perekonna suveresidentsiks siis. Ja hoonet kasutati muidugi kommunismi ajal jällegi praktilisel eesmärkidel, mis tõi kaasa taaskord lagunemise, aga seda hoonet on siis 2010. aastatel põhjalik renoveerimine Euroopa Liidu rahadega ja tänaseks on ta siis täielikult taastatud ja külastajatele avatud. Ja erinevalt sellest eelmisest, sellest Pontsida külas asuvast lossist on siin säilinud ja taastatud siis kõik siis selle aadli elust pärinev interjöör. Ja lossi aed on siis ka taga, et seda saame ka siis minna vaatama. Aadli perekonna rõdud, muusika mängib. Siin on siis ka pildid siis nii nagu see omal ajal siis välja pidi nägema kõik. Võtad. Milline kamin on see? See näeb küll äge välja. Mingi
siin on siuke lahe terrass, me vaatame, siit näeb aedases ka. Ja siit see aadlipere siis lehvitas lihtrahvale. Ja veel lossi tagune vaade ka ja päris äge. Ja siis hakkamegi vaikselt jälle edasi sõitma. Edasi läheb meil sõit siis sinna Salina Turda soolakaevanduse poole. Näitan lihtsalt lahedaid teid vahepeal. Sõidame neid. Salina Turda soolakaevanduse juurde. Piletid on meil juba varasemalt kodus ostetud. Ja siis lähme siis sisse, vaatame. Saime kenasti sisse ja lähme siis avastame neid ruume. Öeldi, et vaadake silte ja head reisi. Galeria Franz Josef. Koridorid siis lähevad siit, mida mööda me siin siis kõnnime praegu. Miks meie peal valgus ära kustus? Näe, läks põlema tagasi kohe. Tuleb ikka kõva häälega viriseda. Siit saab välja ka siit samast kusagilt. Võimas saal. Me läheme lifti peale kohe praegu. Kalle, seal siis edasi vaadata. Niina Rudolfi saal. Selline päris võimas ikka. On siis müügil, et saab igasugust nännu osta. Paadid sõidavad vaata seal alla. Rudolfi saalis. See on siis nagu hiiglaslik maa-alune katedraal näeb välja. Ja siin on siis, siin asuvad siis näiteks vaateratas kusagil, siis on siin see pingpong, minigolf, istumisalad ja need on siin näha kaasas. Siin on jah see vaateratas, siin on need kopsikud, aga praegu ta küll ei sõida. See amfiteater, nagu ma ütlesin, et siin on pingpongilauad. Nii et kõik on siin maa all olemas, sellised suured ruumid. See on siin siis laste mänguala, kõik mahub siia alla ära. Siis Theresia saali ja me vaatame selle ka üle. Saal on siis väga selline boonusekujuline ja dramaatiline ja et siin all asub siis see soolajärv, maa-alune soolajärv, kus saab ka siis nende väikeste paatidega põhimõtteliselt sõita. Lähevad paadiga sõita.
paadimehi juba siin täis kohe. Tilgub ka vahepeal. Soola tilgub pähe. Teeb juuksed pehmeks. Ring peale tehtud. Nüüd lähme siis väljapoole minema ja ongi siis käidud. Nüüd sõidame siis nüüd edasi. Vaatame, kas me siit mööda ka saame. Saame. Külamehed siin nupusega jälle. Et meil peaks nüüd tee peale jääma siis veel üks vaatamisväärsus. Mingisugune kuru, kust peaks ilus vaade avanema. Peaks olema siis Turda kuru ehk Turda kanjon, aga ega siit tegelikult ei näe väga midagi. Et iseenesest Lubjakivi kanjon 3 kilomeetri pikkune ja kaljud siis tõusevad ka siis mitmete meetrite kõrgusele, aga ega siit ei paista suurt midagi. Nii et võtame siis tee nüüd hotelli poole lihtsalt. Lähme sinna. Me kohale meie majutusse. See oli siis Livada Luxurious Bangalos. Et siin on siis sellised bangalod. Meie saime kohe selle esimese, number 1. Ega siin vist väga rahvast ei ole, kuigi ta ütles, et ikka vist tuleb veel kedagi. Et selline ta on. Ja siin on siis veel selline ühisköögiala. Sinna, seal me saame istuda, seal saab süüa teha, kui tahad, grillida on seal võimalik. Selline on siin veel sees olemine. Me siis vaatame tuppa ka, et kaasa 1 ja on jah, see puit ilmselt lõhnab. Et selline pisik, ega ta väga suur ei ole. Siin on nagu istumisala. Mingid kastid või kapid on seal taga. Voodi. Siin on see köögiosa ja televiisor on meil ka siin seina peal ikka. Piilume siis WC-sse ka. Siin on siis dušš ja vetsupütt ja nii et selline elamine siis seekord.